Nii, aga alustaks tavapärase ülevaatega linnavalitsuse tegevusest ja härra linnapea palun. Kuu aega tagasi viimane oli oli, et nii palju kui selle kuude informatsiooni on, selle ma kannan teile ette. Eelarve on laekunud plaanitud võrreldes 2015. aastaga sama perioodiga on kasv 5%. Hetkel käib 2013. aasta eelarve koostamine. Allasutuste juhtidega on koosolekud peetud ja 1. novembriks saab eelarve projekt linnakodule ülesandnud. Maikuus kontrollis Riigikontroll Elva linnavalitsus. Riigikontroll auditeeris 10 omavalitsuse, sealhulgas Elva linna 2010. ja 2011. aasta majandustehingutes seda, et ametiisikud on hoidunud osalemas tehingutes ja otsustes, mis on neile korruptsioonivastase seadusega keelatud. Kontroll tuvastas mõned püsivead, kuid juhtis tähelepanu, et linnaametnikud ja volikogu liikmed peavad täitma informatsiooni seotud osapoolte kohta aastaaruande koostamiseks. Loodan, et järgmise aasta kevadel saame ilusti kõik need korrektselt esitatud. See on seesama deklaratsiooni, mida kevadel meie pearaamatupidaja kogu aeg küsinud ja seda Riigikontroll meile esitas ette, et osad olid täitmata ja ei olnud väga täpselt täidetud. Eelmisel reedel käisime KIK-is läbirääkimistel Elva reovee puhastuse rekonstrueerimise rahastamise küsimustes. KIK-is lubati lisaraha, kuid omaosaluse peaks andma ikkagi linn. Uurisime võimalust, et kaasfinantseerimise osakannuks tema ei ole veerad, kuid selline asjade lahendus ei ole kooskõlas eurotoetuste põhimõtetega. Reovee puhasti hange avatakse 5. novembril, siis selgub ka lõplik hind ja kui palju peab panustama Elva linn. Kuna Rõngu vald selles viimases etapis ei osalenud, siis tuleb meil Rõngu vallaga kokku leppida, kuidas nad panustavad reovee puhasti rekonstrueerimisse, kuna kogu Käärdi reovee puhastatakse Elva puhastiselt. See saab meil olema väga selline tõsised läbirääkimised, et me ei saa, meil nagu hoobast ei ole siin, et saab Rõngu valla ei tea tahet näidata ja ikkagi selle reovee puhasti renoveerimisel osaleda. Eelmise volikogu istungil andsime informatsiooni korraldatud jäätmeveo hanke kohta Elva linnas. Nüüd võin kinnitada, et on sõlmitud leping 3 aastaks aktsiaseltsiga Veo- ja keskkonnateenused, segaolmejäätmete teenuste trügi hind 1 kuupmeetri kohta on 11,88 €. Paber- ja kartongjäätmed ning suurjäätmed ja Veolia ratasuta. Kohtumisel haridusministriga sai selgeks, et haridusreformis ja koolivõrgu korrastamise tegevuses ei ole selge midagi. Hetkel käivad omavalitsusliitude ja ministeeriumiga läbirääkimised ja väga tulised läbirääkimised. Kas haridustoetusest lubatakse kooli tugistruktuuri töötajatele, see tähendab psühholoogi, logopeedile, sotsiaaltöötajale palka maksta. Hetkel on seda lubatud ja Elva linna kontekstis on tegu ligi 100 000 €, kui meil keelatakse haridustoetustes seda palka maksta, siis meil tuleb õigust ligi 100 000 lisaeurot, et inimesed palga hoida. Eelmine volikogu istung sai ka räägitud sellest ühiskoolitusest, et hetkel on 2 volinikku registreerinud ja 4 volinikku võib siis osaleda sellel koolitusele, kelle lubi siis võtta ikkagi linna. Kõik on teisima. Selge, siis mul vana informatsioon. Selge, siis on kõik kohad täis. Ja talves ka nii palju, et kui pealinna tuli talv ootamatult, siis Elva linnas olid esimese lumega peatänavad ja kõnniteed hommikuks ilusti lahti lükatud, nii et Elva linn talv ootamatult ei tulnud. Loodame terve talv korralikult Elva linna tänavad puhtad võitud. Ja minu poolt on hetkel kõik, et võib-olla muuseumi teemadel siis räägime esimese päevakorrapunktiga. Nii, aitäh. Kas on küsimusi linnavalitsuse töö kohta? Aigval? Kui suur omaosalus on linnal selle reovee puhastute rahastamise juures? 14%. 14,43, nii nagu oli see praegu pooleli oleva projekti puhul. Tähendab, see tegelikult see reovee puhastaja ongi üks osa sellest praegu pooleli olevast projektist, aga kuna raha tuleb puudu, siis on vaja lisarahastust, et saaks ka selle valmis. No, meil on praegu selle osa, mis olemas juba on meil omaosalus makstud ka juba, aga arvata võib, et see reovee puhasti läheb kallimaks, kui oli planeeritud ja palju on praegu raha. Ja teine küsimus, et sa
mainisite, et Veolia viib ära papi ja suuremahulised. Aga see on lepingus on niimoodi sees, et kui elanik näiteks tahab oma diivanit ära lasta viia, siis ta teatab Veolia keskkonnateenistusesse ja see viiakse 3 tööpäeva jooksul või 5. Seal on lepingus on kirjas, et mis me ära viiakse, et ei viia kohe homme. Ära on kadunud Järve-Nurga pealt need konteinerid, et kas üleüldse linnast võeti ära või viidi teatud kohtadest ära? Teatud kohtadest viidi ära, kuna see oli suudetud sadada seda heakorda. Ja minu meelest pidi viima sinna Maxima juurde, aga ma ei tea, sinna on roll, et need viidi sinna Maxima poe. Selles mõttes on 2 konteinerit seal kõik olemas. Tegelikult Maxima poe juurde on pandud mingi ime. Klaastaga? Klaastaga konteiner, aga ta ei ole ainult klaastaga. Igal mingi suur seal on. Ja tegelikult oli küsimus selles, et see firma hakkas vähitma, et temal on proportsionaalselt palju neid konteinereid ja siis nüüd üks teine firma tõi siis oma konteinereid ka ja osad kohad siis kaotati ära, lihtsalt need problemaatilisemad kohad. Teine koht, mis ära kaotati, on seal Uue ja Tähetänava ristis. Mis mul see küsimus tekkis, oli see, et siis kui prügi hakati korrektselt plaaniväärselt korjama ja ära viima, siis tegelikult oli kampaania see, et sordime prügi, paneme need sinna konteineris, need teise. Tänaseks on see nagu, ma saan aru, et see nagu Keskkonnaministeeriumi otsus päris ei ole, et panna kõik prügi ühte kohta. Aga me välistame selle, et me ikkagi pakendid ja kõik muud asjad nüüd korjame ka morbides. Paraku on niimoodi, et ega korraldatud jäätmeveo seadus tegelikult ei soosigi väga sorteerima. Kuna mis on salata, et ega minul jääb ka see konteiner poolikuks ja mis ma pean siis lisakulus, ütleme, et pakendid ära pesema ja tooma siia teinekord teen küll, aga kui teinekord ei viitsi, siis käibki sinna prügikasti. Jäätme sorteerimata prügi. Kuna nagunii viiakse ära, prügikasti. Selles mõttes ega see korraldus jäätme, aga ütleme, et eks inimeste teadlikkus selle tuleb rõhutada. Ta on kardinaalselt vastu 3-aastase nägemusega. Ja need on natuke vastu. Aitäh. Nii, on veel küsimusi, Peeter, palun. Tahtsin küsida kooli osas, et mina olen nii palju kursis, kui palju meediast kursis, et härra minister on öelnud, haridusminister, et kõik probleemid on lahendatud. Praegu ma kuulen, vist ei ole. Et mis siis juhtub, kui punaseks selgub, et tugispetsialiste ei kaeta ja siis täpselt kuskil 100 000 kandis on see lisakohustust, et kas teil on nagu öeldud, et plaan B olemas, et eelarvest kust seda katta? Eiki rohkem, et ega me väga ei ole arvestanud, praegu muidugi meil sotsiaaltöötöö võistegi on hinnapalga, aga ma ütlen, et eelmisel nädalal kohtumisel haridusministriga Riigikogu saalis, siis haridusministrile tuli ka üllatuseks, et ta väidab, et see ei ole seadusega kooskõlas, et on lubatud maksta. Viimased riigi eelarve seadused on igal pool selgelt kirjas, et on lubatud maksta. Ja kui me oleme kohtunud siin Reformierakonna Riigikogu liikmetega, siis kui gümnaasiumi seadus vastu võeti, siis väidetavalt ei oleks nii Isamaaliidu kui Reformierakonna Riigikogu liikmed hääletanudki selle poolt, kui riik ei oleks seda rahastanud neid tugiteenuseid. Ja need on selgelt Riigikogu kultuurikomisjoni protokollitud, et riik garanteerib need rahad. Et ma usun, et siin nii Isamaaliidu kui Reformierakonna Riigikogu liikmed ikkagi suudavad kainet mõistust säilitada ja neid see seaduses sättet nii lubada, et neid tugistruktuuride palkasid me võime haridustoetusest maksta. Sisuliselt eelarve kontekstis niisugune summa puhul on 2 valikut, kas nendest tugispetsialistidest loobuda või loobuda palgatõusust, mis on planeeritud. Sellisel juhul, kui see teine variant tuleb, siis see tähendab seda, et mõlemad variandid on halvad variandid. Kui me loobume tugispetsialistidest, siis kui mina aru saan, meie hariduse kvaliteet kannatab, sest see on hädavajalik tugispetsialistid. Teine pool on jällegi see, et kui me siis seda palgatõusu, mida meedias on
härra minister 11% välja lubanud ja meie siis selle tõttu et tegelik raha eraldust ei ole, me ei tee, siis me näeme avalikkuse silmis välja nagu valetajad. Ja mõte on kogu jutt see, et selline see teema ja selline lahti seletus, ma arvan, peaks nagu rohkem ka elu inimestel viima, et noh, ma ütleme, et kuigi ma olen siin opositsioonis, ma arvan, et ei ole väga hea nägemus, kui pärast, kuu aja pärast elu inimesed ütlevad, et näete, volikogu linnavalitsus jällegi nemad mitte midagi ei tee, minister lubas ju seda, aga tegelikult on see. Tuleb nagu näidata, kus siis tegelikult nagu öeldakse kalamaetud. Olen käinud ka kooli õppenõukogus lastevanemate koosolekul rääkisin nende samade teemad inimesina on ignoreeritud. Tegelikult ütleme, kui praegustele plaanidele nagu otse näkku vaadata, on tegelikult ka see, et kõik õpetajad ei saagi palgatõusu. Saavad madalama astme õpetajad, kuna see miinimumtasu tõstetakse sinna 717 või kuhu iganes peale, aga vanemõpetajad, nemad enam palgatõusu ei näe. Et summa summarum tuleb küll see 11% ära, aga mingitel kategooriatel jääb palgatõus saamata. See on hetkel olev nii-öelda ringuses olev eelnõu, midagi ole veel otsustada. Ma arvan, et eelnõu ta on juba praktiliselt muutunud veel aastaks, sest Riigikogus on esimene lugemine tehtud, see eelnõu seotud rahadega, kui esimene lugemine tehtud. Ja teist lugemist sisulisi muudatusi ei saa teha, noh nagu räägime, nagu asjad on. Ei, no, aga kuni viimase hetkeni tegelikult ka mingeid konkreetseid nagu lubadusi või visioone selles osas pole ka haridusministeeriumi poolt välja käidud. Kogu aeg käib mingi häma. Nii, aga veel küsimused, Rein? No, ja ma mõtlesin, ma täna jätan selle küsimuse vahele, aga kuna juba jutuks tuli kooli teema, siis tegelikult ma ei ole saanud ikka korralikku vastust sellele küsimusele, et miks on Elva koolis 10. klassi gümnaasiumi laste arv nii väike, et see on väikseim ikkagi 1000 elaniku kohta kõigist linnadest praegu. Ja eelmine kord ma sain vastuse, et tegelikult on õpilaste arvu lähenenud juba seal, et juba seda 8. klassi või 9. klassi on lõpetanud need viimastel aastatel üha vähem õpilased, aga see ei vasta tõele, et tegelikult on 2009-2010 on arengukava lisas on need numbrid. On lõpetatud 74, 2010-11 70 ja 2011-12 71, et need arvud kindlasti ei 69 ei vastanud tõele. Ei olnud rohkem, ma võin kohe eriti lahti. Ma ütlen veel kord, et Elva gümnaasiumi võetakse vastu konkursi alusel ja väga mitmedki gümnaasiumi õpilased Elvasse vastu ei võetud, läksid Rõngu ja võib-olla ka Tartu, aga selge see, et need lapsed, keda Elva oleks tahtnud väga endale hoida, kes läksid Rehnerisse, Ärmasse, Lõppu, et need on meil täpselt teada, kuhu lapsed läksid Tamme gümnaasiumist ja Kostas läksid Kostasile loodusainest. Koolil on antud, kooli juhtkonnal on antud igal juhul käsk, et nad peavad analüüsima ja kõik meetmed võtma tarvitusele, et lapsed, mis saab kool teha, et lapsed ja ka linn muidugi, et lapsed jääksid Elva kooli. Me oleme siin hoolekogus seda arutanud, kui ka on laiendatud kooli juhtkonna ja hoolekogu esimehe, hariduskomisjoni esimehe koosolek toimunud, et selle nimel tuleb tugevasti töötada. No toimuma pidi veel ka hariduskomisjon, mis on lähiaegadel plaanis. Nii, aga veel küsimusi praeguse kokkuvõtte kohta linnavalitsuse tegevusest ei ole.